Heti, kas sina oled näinud sellise noore disaineri loomingut, kelle riideid sa mitte kunagi selga ei paneks? Ma arvan, et ei ole. Ma usun, et kõik moelooming on natukene selline krutskiga ja küllap leiavad ka igasugused hullused erinevad põnevate nööpidega jakid või mingisugust kummaliste lõigetega püksid oma koha ka minu garderoobis. Aga kas disaineri persoon mõjutab sinust ka mingit tunnet, siis, kui sa tema loomingut kannad? Ma arvan küll, sellepärast, et moekunstniku käekiri tuleb ju hästi tugevalt välja riideid luues, eriti kui moekunstnik on natukene loominguline ja ma arvan, et materjalid, mida ta kasutab, värvid, mida ta kasutab, lõiked, mida ta kasutab, on ju tegelikult otsene reflektsioon disaineri persoonist ning ma arvan, et kui ma nagu ma ei tea, iga inimene saab ja mõne inimesega saab läbi, teise inimesega ei saa läbi, et ma arvan, et kui meie kuidagi siuksed lained ei ühti selle disaineriga, siis ma tõenäoliselt võib-olla ei saaks panna. Ma väga siukseid maskuliinseid riideid ei saa kanda. Nii palju siis tänaseks modellidest ning disainist. Veel kord tuletan meelde, et saate alguses kuulutasime me välja uue konkursi, milleks on Teler TV meediaprojekt. Selle konkursi võit toob teile kindlasti palju tuntust, tänu millele on ka tulevikus lihtsam uusi projekte ellu viia. Teiega kohtume me juba nädala pärast ning siis toome me teie ette meie modellikonkursi viimased finalistid. Kes nad on, kust nad tulevad ning millega nad hakkama saavad, see selgub juba teie endi silmad all. Tšau! Tšau, tšau!